Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Esines meile ansambel Fix ja see lugu kandis pealkirja Kaameli Jumal ja selle lauluga tervitame siis kõiki õnnelikult Dubaist Tallinnasse öösel tagasi jõudnud Eesti turiste, kes siis elasid läbi pingelisi ja närvesöövaid hetki nii plahvatusi kuulates kui ka siis oodates, millal ja kas nad kodumaale tagasi saavad, aga ühtlasi meenutame selle looga ka sel nädalal meie hulgast lahkunud ansambli Fixi legendaarset kitarristi Viktor Vassiljevit, kellel oli ka selles loos kandev roll ja suur osa oli tal ka Eesti rockmuusika ajaloos. Langetame hetkeks pea. Aga läheme nüüd siis selle nädala sündmuste juurde ja räägime sellest, et Lähis-Idas puhkenud sõda, mille käigus siis nagu suurte haamritega Iraani materdatakse, on endaga kaasa toonud kaasnevad kahjud, nagu suurte konfliktide puhul alati. Rünnaku alla sattunud Iraan otsustas piserdada, mis on liiga kergelt öeldud, otsustas karistada kõiki oma naabreid, kes vähegi Ameerika Ühendriikidega koos teevad oma raketi ja droonisajuga ja ka paljud Eesti perekonnad, kes olid siis laheriikides külas, võiks öelda, et seal oli ka palju lapsi, sellepärast et koolivaheaja reisid ulatuvad meil nüüd ka sellistesse kohtadesse nagu Araabia Ühendemiraadid, Dubai, Abu Dhabi ja teised need kaunid kohad seal. Seal oli palju eestlasi, lapsevanemad ja lapsi, kes seal oma aega veetsid ja kui see
rünnak Iraanile algas, siis kiiresti suleti seal õhuteed, lennufirmad loobusid siis tagasilendudest ja inimestes ärkas suur äravus ja Eesti Vabariigi valitsus tegi selle otsuse, mida paljud, ma ise usun, et väga paljud eestlased kiidavad heaks, tuua tagasi oma kodanikud nendest riikidest, kus neil on väga keeruline oma jõuga tagasi saada, ehkki loomulikult neil olid kuskil tagasi lennupiletid ostetud, aga sellest hoolimata võiks öelda, et nad olid väga paradiisilikus ehkki rakettide alla sattunud piirkonnas lõksus ja öösel jõudsid siis esimesed 3 lennukit jõudsid Tallinnasse ja järgmised on peagi tulemas. Jah, 2 Tallinnasse, 1 Riiga, aga mina tahan küll Välisministeeriumi kiita, minu meelest eestlaste konflikti piirkonnast tagasi toomine on kulgenud võimalikult parimal moel, arvestades seda, et ilmselt ka väga paljude lennufirmadega jõuda kokkuleppele, et sealt praegu tagasi lennata on keeruline, seda enam, et need mõned tuhanded eestlased, kes Dubais olid ja kes sinna veel on jäänud ja tagasilendu ootavad, ei ole ju ainsad, seal on sadu tuhandeid turiste Euroopast, kes samamoodi ootavad tagasilendu või loodavad tagasilendu, aga eestlaste koju toomine on hästi oluline ja siinkohal ma tahan meenutada muide esimest suuremat eestlaste koju toomist, mis oli ju aastal 1992, Eesti riik oli natuke üle aasta vana, kui oktoobris otsustas Eesti riik tuua Abhaasiast sinna sõjajalgu jäänud Eesti külades Salmest, Sulevist ja Estonkast Suhumi lähedalt erilennuga Tallinnasse üle 100 etnilise eestlase. Nad ei olnud Eesti kodanikud, neil ei olnud Eesti passi tookord, nad olid etnilised eestlased, keda Eesti aitas tookord aastal 92 oktoobris erilennuga tuua tagasi Eestisse. Ilmselt see arutelu, kas riigi poolne abi, ma ei mõtle koju toomist kui sellist ja selle asja väga head korraldamist, vaid et kas see nii-öelda rahaline tugi on nüüd õiglane või mitte, seda ma arvan, meie siin saates ei hakka ka kaaluma, aga ilmselt ühiskonnas see arutelu veel kestab mõnda aega ja seda 2 põhjusel. Esiteks see, et ilmselt on meie kaunite ja kallite eestlaste hulgas kuskil 1/3 neid, kellel puudub finantsvõimekus üldse taolist lastele puhkusereisu ette võtta ja ilmselt nende jaoks on see mõistmatu, et miks siis neil, kellel see võimalus on veel neid tugistada finantsiliselt, aga olgu, jäägu see siis väga paljud inimesed ka panevad ja koguvad raha selleks, et teha kord aastas või kord paari aasta jooksul selline reis. Täpselt ja siis veel pingutavad, et leida kõige soodsamad pakkumised nii hotellidele kui odavlennudele, mis Baltic teeb, need vahel on ju praktiliselt tasuta sõidud. Aga veel olulisem põhjuseks see arutelu kestab veel mõnda aega on see, et ükskõik, mida see valitsus teeb, kelle toetus on 2-13%, on a priori kahtlane, ilmselt ka vale seetõttu ja see tõstatabki ka küsimusi nendes teemadel, mida ehk ei peaks nii pingsalt arutama või mis on isedest mõistetavad, kui otsus on selliselt langetatud ja selle tõttu kaotame me aega, selle tõttu kõik reformikavad, mida ette pannakse, näiteks kohtureform ja haridusreform, ei leia oma valdkonna toetajate hulgas ega ka avalikkuses mitte mingisugust toetust ega mõistmist, sellepärast et nad teavad, et kui üks valitsus, mille tugi on ainult toetus ja on 2-13%, siis neilt ei saagi midagi mõistlikku tulla. Nojah, ma ei tea, kui palju selliseid inimesi on, aga kindlasti need on. Ma arvan, et see on selline põlvenõksu selline reaktsioon, võib-olla mingis mõttes ka sellise nagu ajakirjandusliku või üldise arutelu ruumi poolt loodud selline tunnetus, et sealt nii madala toetusega valitsust ei saagi mitte midagi enam kuskilt head tulla ja me peame lihtsalt ootama, millal see kõik muutub ja siis ootame veel aasta, aga tegelikult on ju selge, et ega riigi elu ei saa panna pausile, ükskõik milline see siis valitsuse
populaarsus on, nii et mida võiks soovida inimestele selles mõttes nagu selget mõistust, et eraldada sellised õiged ja asjalikud riigielu edasiviivad otsused oma isiklikust hinnangust siis koalitsiooni kohta näiteks ja lähtuda asjana nii, et kui me näeme, et need asjad on Eesti Vabariigile head, siis me võiksime neid asju toetada, isegi siis, kui need on teinud valitsus, mis on omadega suhteliselt käpuli, sellepärast et midagi pole parata, et valimised on see hetk, kui kõik kaardid pannakse uuesti lauale, siis nad segatakse ära, keeratakse uuesti teistpidi ja siis me näeme, kes jääb peale, kes jääb alla. Siin on veel toodud esile see, et miks riik tormab appi oma toega, kui väga paljudel või mitte enamusel neist puhkajatest oli ju kindlustus. Ja et miks nüüd riik võtab selle toe rolli ja kohustused kindlustusfirmade asemel enda kanda. Ilmselt see oli siukene esimene reaktsioon, mida riik pakkus, aga see ei välista, et riik nüüd tagantjärgi saaks esitada kindlustusfirmadele selle nõude, mida väga paljud kindlustusfirmad, Ignar, on ka kinnitanud, et nad maksavad inimestele, kellel on tehtud reisikindlustus, mis sisaldab neid punkte. Ja seetõttu riik ei peagi seda korvama, nii et ma arvan, et asi liigub õiges suunas ja kiitus sellest. Ja selles mõttes on hea teada, et me oleme sel viisil solidaarsed, et kui eestlased, olgu need üks või palju või väga palju satuvad ebaõiglaselt kuskil hätta, et siis Eesti Vabariik püüab nad koju tuua ja püüab neid igati aidata. Eraldi küsimus on muidugi lennufirmades, kes tegelikult siis ju ei pea maksma, kui on mingisugune nii-öelda force majeure, ehk siis kui nad suudavad tõestada, et nendest sõltumatutel oludel lend hilines rohkem kui 7 tundi, siis selle ärajätmise eest lennufirma raha maksma ei pea, mis on omamoodi küsimus, aga mille puhul võib ka lennufirmasid mõista. Jah, siin me läheme juba hästi detaili. Vahetame teemat, et see nädal algas siis sellise teemaga, et Riigikogu juhataja Lauri Hussar, et tal läks kõht tühjaks ja ta tahtis kangesti minna presidendiga lõunat sööma Kadriorgu. President oma intervjuus Neeme Rauale, Kanal 2 intervjuus, mis see intervjuu iseenesest minu meelest on üks parimaid intervjuusid, mis Alar Karisega on tehtud, et tõepoolest fantastiline. President ütles, et ega see nüüd nii lihtsalt ka ei käi, et kõpsti soovib Lauri Hussar presidendiga lõunat süüa ja juba ta ongi Kadriorus, juba me sööme, et ei, et see on ikka institutsioonide vaheline kohtumine, see võtab aega, leiame, otsime ja kõige selle juures ütles president, et aga loomulikult, et väga, väga tore on siis oluliste riigiametnike ja riigitegelastega aeg-ajalt natukene koos süüa. Nüüd me oleme siis sellises olukorras, kus Eesti Vabariigis on vastu võetud presidendi valimise seaduse muudatused, mis siis ühtlasi tähendavad seda, et natukene rohkem saab presidendi kandidaat, kes ükskord kandidaadiks saab, aega oma seisukohti tutvustada, mitte eriti palju aega, tegelikult on see selline minimaalne kosmeetiline muudatus, mida Lauri Hussar ka isiklikult väga kõvasti propageeris ja tagant lükkas. Ja kuigi erakonnad tahaksid asuda kiiresti juba järgmiste parlamendivalimiste juurde, mis on 27. aasta märtsis, nad ei saa seda teha, sellepärast et vahepeal septembris on veel presidendivalimised ja see asi tuleb kaelast ära saada ja nad tahaksid nüüd väga teada, et kas president Karis kavatseb veel kandideerida, kui talle selline ettepanek tehakse või ei kavatse. Ühesõnaga, erakonnad käituvad mille kohta võiks öelda, et tahaks selle jama kord juba kaelast ära saada, et minna olulisemate, tõsisemate asjade juurde ja selge on see, et president saab sellest aru ja ei kavatse nende reeglite järgi mängida. Jah, muidugi siin mängivad paljud arvud, eks ole. Üks neist arvudest on Ühiskonna Instituudi tellitud uuring, mis näitab, et 70% Eesti inimestest toetaks president Karise jätkamist. Paraku ei ole rahval sellega rohkem pistmist kui läbi selle, et poliitikud ei saa suure osa võimalike valijatega otseselt vastuollu minna, sest rahvas ju presidenti ei vali, aga praeguse presidendi toetus on väga suur. Nüüd, kui suureks hinnata presidendi
äravalimise võimalust parlamendis, seda on praegu väga keeruline öelda, aga fakt on see, et ilma Reformierakonna nii-öelda toeta on parlamendis äravalimine peaaegu võimatu ja ainus Eesti erakond, kes on praegu öelnud, et nemad ei taha kindlasti presidenti parlamendis valida ja nemad kindlasti Karist ei toeta, on EKRE. Nemad soovivad siis kogu selle valimisprotsessi viia valimiskogusse. Seda kõike võib ju seletada, aga mulle jääb ikka arusaamatuks, et miks on vaja nüüd nii varakult ehk 180 päeva enne esimest hääletusvooru Riigikogus presidendi valimiseks saada nüüd kinnitust Alar Kariselt, kas ta nüüd kandideerib või mitte. Ma just seletasin sulle, et vaja see asi kaelast ära saada, et asuda Riigikogu valimiste juurde. Ma just ütlen, et see on nagu seletus siis, kui vaadata seda nii-öelda erakondade sussikestest, aga suures plaanis me tegeleme ju riigiõiguslike ja riigi suure küsimusega, Eesti riigipea valimisega ja kui seaduse muutjad Riigikogus alles äsja kehtestasid 4-päevase nii-öelda kandidaatide esitamise tähtaja asemel 12 päeva, miks on nüüd vaja seda nagu ette teada 180 päeva? No vaadates või kuulates seda varasemat ja seda, mida välisminister on nagu läbi viidud mingisuguses rünnakutes presidendi vastu, et ju see on ainult selleks, et siis hakata spinnide valedega Karist mingil moel põhja laskma. Ma ei usu, et meenutan ühte asja, kus ma olin ise osaline, lubage väike tagasivaade, see oli aasta 96 suvel enne presidendi valimisi, kui Riigikogus oli näha, et on kujunenud piisav enamus Lennart Meri toetuseks ja siis need fraktsioonid, kes seda toetust omavahel olid arutanud ja jaganud, läksime siis Kadriorgu ja me ei taotlenud lõunasööki ja seda meile ka ei pakutud ja et anda Lennartile edasi see sõnum ja mina kui Lennarti tolleks ajaks juba 15-aastane väga lähedane sõber, anti mulle see ülesanne siis see auaadress ja ausõnum talle edastada, me istusime laua ümber, see oli mõistlik ja igati nii-öelda asjakohane. Me ütlesime, et meil on sinu toetamiseks olemas Riigikogus enamus ja kas sa oled valmis kandideerima. Ja nii see peakski käima. Nii et ma arvan, et praegune olukord, iga selline samm mitte ei näita, et me teeme midagi valesti, vaid see näitab ka näpuga neile, kes seda valesti teevad. Ma arvan, et selline, et Hussar võiks loobuda oma lõunasöögi soovist ja küll on tal piisavalt raha ja ka neil vanematekogu esindajatel, kes ta sinna saatsid, et ise omale see toit kinni maksta. Arvudest rääkida, siis 68 poolthäält on vaja selleks, et valida president ära parlamendis. Selleks, et presidenti kandidaat parlamendile esitada, on vaja 21 parlamendisaadiku poolthäält tegelikult, nii et teoreetiliselt võib parlamendile esitada 4 erinevat kandidaati, nii tuleb ju välja. On ka räägitud seda, et no vaadake, et nüüd Alar Karisel on praegu 70% toetust, no eks see enamus tuleb sellest, et ta on istuv president ja see läbi selle institutsiooni on tema populaarsus nii kõrge. No ei ole nii, ma mäletan, et 21. aasta suvel, augusti lõpus olid siis presidendi valimised, kui Alar Karis sai valitud, olid ka küsitlused, mis näitasid toonasele istuvale presidendile Kersti Kaljulaiule pidevalt toetust maksimaalselt 35%, mitte 70%. Nii et selles, kes on see istuv president, mis on tema kvaliteet, mis on tema nii-öelda võimekus olla sobiv Eesti president, selles on ikka ka oma kaal ja seda nii-öelda istuva presidendi staatuse määramist ka on võimalik meenutada aastast 2018, kui küsitleti, et milline on olnud Eesti jaoks kõige parem president. Siis oli ka presidendiks Kersti Kaljulaid ja enim toetust ehk 65% sai Lennart Meri, 11% Arnold Rüütel ja istuv president vaid 6%. Päts veel vähem ja Toomas Hendrik Ilves vaid 3,3%. Nii et
need tähendus või see roll, mida president oma isiku kaudu kui riigipeana peab realiseerima, need on ikkagi sellised, mida ei saa poliitiliseks peenrahaks vahetada. No siin oleks, lihtne oleks ju nende viimaste numbrite puhul, mida sina tõid välja, öelda, et Eesti rahvas snoobe ei armasta. Aga tegelikult ma mõtlen siin siis Kersti Kaljulaidu ja siis president Ilvest, aga tegelikult oli ka president Meris oli paras annus sellist arrogantsi ja ka snobismi, intellektuaalset snobismi, ma ütleksin. Aga näed, seal kõik see juba meeldis, eks ole, aga ma mõtlen, et nüüd see põhidiskussioon, millest räägitakse, et kuna see diskussioon peale, et meeldib, ei meeldi, vajab tingimata ka mingisugust soliidset või enam-vähem soliidset argumentatsiooni, siis selles osas on nüüd nendel, kes ei soovi Karise tagasivalimist, ainult üks selline pretensioon. Ja see on siis presidendi, tema võimekus välispoliitilistel teemadel esineda ja Eestit välispoliitiliselt siis olla Eesti välispoliitiline esineja. No ütleme nii, et Eesti siis seaduste seisukohalt on see jälle selline nagu vastuoluline küsimus, et kui palju ja mida peab siis president välispoliitiliselt esindama, me teame, et näiteks Soome presidendi volitused on palju tugevamad, Alexander Stubbi välispoliitiline ütleme, karisma on ülivõimas, aga Eesti ka siis arvestades ka siis nagu presidendi volitusi ja tema võimalusi Eestis, see päriselt nii ei ole. Et me oleme näinud varasemalt ajaloos nii president Ilvese kui siis ka president Meri puhul, kuidas tekivad erinevad välispoliitikad. See pole mitte midagi uut siin pole. Ma isegi ütleks, et president Karisel ei ole oma mingisugust välispoliitikat. Tal on selline tervemõistuslik lähenemine maailma asjadesse. Natukene isegi Arnold Rüütelik, ma ütleksin, et niimoodi vaatlev, mõtisklev ja siis oma seisukohta väljendav ja seda üldsegi mitte halvas mõttes. Nii et kui igal pool istuvad väga tugevad välispoliitika asjatundjad, alates siis välisministeeriumi kantslerist, välisministrist, peaministrist ja presidendist, siis kokkupõrge välispoliitiliste teemadel on paratamatu ja me oleme seda Eestis juba korduvalt varem näinud. Ja selle kinnituseks väga kaugetest aegadest veel Ülemnõukogu ajast, kui Eestis oli 2 välisministriks. Üks oli Lennart Meri välisminister ja idaminister Endel Lippmaa ja siis oli isegi üks laul tehtud, et Eestil on kombeks üks välisminister korraga. Üks president korraga ja selle tegi Alo Mattiisen. Et kahtlemata, nii et aga jah, et siin sellises olukorras me oleme, et erakonnad tahaksid edasi minna, president annab selgelt mõista, ma ei ole mingisugune selline objekt siin ees, keda võib tõsta paremale või vasakule, et saaks gaasi põhja lükata. Tema tegutseb nii, nagu talle tundub õige olevat ja mulle tundub, et me saame seda etendust jälgida veel terve suve. Ja muidugi ja me saame näha ka veel teisi presidendikandidaate ja saame näha ka muidugi seda, kuidas siis erakonnad parlamendis selle võimaliku toetuse kokku leppi. Enne kui hakkab valget suitsu tulema korstnast. Ja siinkohal väike paus.